Üks raskemaid tormist tingitud õnnetusi juhtus eile õhtul kella 4:30 ajal Läänemaal Võnnu külas Ridala-Nigula maanteel, kus veoautole kukkus peale tuules murdunud puu. Selle kurva õnnetuse põhjustas see hiidne haavapuu, mis tugevale tormituulele vastu ei pidanud ja sõiduteele prantsatas. Just sel hetkel sõitis läbi alt veoauto, mille kabiini latv tabas. Pärast seda, kui puu kukkus auto kabiinile, kaotas juht sõiduvahend üle kontrolli ning sõitis teelt välja kraavi. Päästjad vabastasid mehe kabiinist ning seejärel toimetati ta juba politsei ja piirivalve lennusalga helikopteriga sündmuskohalt ära. Haiglasse on siis toimetatud 42-aastane autojuht. Kahjuks ei olnud nähtav õnnetus ainuke, kui inimene tormis murdunud puu tõttu viga sai. Üks selline juhus oli Tallinnas, kus inimene jäi murdunud puuoksa alla, sai raskeid vigastusi, viidi haiglasse. Ja üks kolmas juhus ka, kus inimesele, kes istus autos, vajus puu, kukkus puu peale ja seal autos olnud inimene sai kergemalt vigastusi. Päästjatel oli tööd eilse päeva ja viimase öö jooksul kordades rohkem kui tavapärasel tormivabal perioodil. Ühe ööpäeva sündmuste arv kasvas üle 500. Kui me arvestame niisuguse tavalise päevaga, rahulikuma päevaga, siis on meil kõiki päästesündmused kokku umbes 50 ja sellest järeldes siis umbes 10-kordne väljakutsete arvu kasv. Peamiselt tuli tegeleda murdunud puudega, mis takistasid liiklust või ohustasid inimeste elu, tervist ja vara. Ja selliseid lahtiseid reklaame ja rippuvaid katuseid oli siis nii Lääne-Eestis kui Põhja-Eestis veel.